Oleme jõudnud maakonna äärealale, kus võiks eeldada, et siin ei toimu midagi. Aga kui olime uksest sisse astunud, siis ootas meid nägusate ruumide ja mis veelgi olulisem, tegusate inimeste näol paras üllatus. Siinkandis toimetab väga tegus külaselts, kellelt tasub õppida just eelkõige koos tegutsemist ja eestvedamist. Nende jaoks pole olemas takistusi, nad ületavad neid. Ja uurimegi lähemalt, millega nad siin tegelevad ning mis on nende tähtsamad sündmused. Nad on siis rahvaüritused meil. Hakkab siis aasta esimese üritusega on vastlapäev. Siis on meil kevadel, alati 1. juunil, see aasta tuleb ta 9. on rahvajooks. Siin ruumis ringi liikudes võib aimata, et teid on ilmselt varemgi tunnustatud. Aga kes on teid märganud? Kodukanton ja partnerluskogu on meid ikka tunnustanud. Eelne vald on meid tunnustanud, et me oleme oma küla elu arengut edendanud. Siis muidugi hakkab jaanipäev. Sa saab rahvas võtke järjest kokku, voolib võib-olla midagi. Üldiselt ei vooli, siis on ta lihtsalt selline külapäev, midagi huvitavat räägime natukene aega ja siis toimub lastele. Põhiliselt me oleme suunadki oma tegevused tegelikult nagu lastele, suuremalt jaolt. Miks ma ei näe siin ruumis noori? Kuidas teil noortega siin lood on? Noored on teinud usinasti projekte ja siin külaseltsi toel ja mis ongi nagu põhiesimese projekt ongi saanud karaokemasin, disko, tehnikat, siin on siin kõik olemas ja mille taha on jäänud natukene see aasta toppama, et võib-olla noori ei peagi kaasama, nad on juba kaasatud, aga nendele tuleb anda vabad käed. Ohoo, aga kui palju noori siin tavaliselt kokku ka saab? Hea küsimus. Kohalikke siin natuke üle 10 võib-olla, aga tulid isegi Tõrvast, kuigi kuulutus ei olnud väljas. Oligi suus, kes rääkis, kes kellele kutsus. Ja karaoke kohta isegi sai siin, me laulsime kõik sinna. Mikrofonide puudus. Mikrofoni puudus ja karaokega oli niimoodi, et hakkasime ikka niimoodi kuskil 8 õhtu pihta, kus hakkasid mudilased laulsid. Pensionäärid laulsid, lõpuks siis kästi mudilastel magama minna ja läks siis.